Eppe Troone, kirjanik ja kirjastaja, andis juba mõnda aega tagasi teada, et teda huvitavad need kivid. Aga tuleb välja, et nende kivide armastamise ja kividega tegelemise kõrval on ta ikka raamatute kirjutamisega ka tegelenud. Vähemalt on valmis saanud Kalliskivi raamat, seda koos Kristi Uudeväliga, aga see räägib ka kividest. Kas see sinu kivide armastus, mis mõnda aega tagasi nii-öelda nagu õitsele lõi, on see nüüd süvenenud aja jooksul? Võib vist öelda küll, et ma praegu viin neid kiviteemasid kokku ja üritan kirjutada siis raamatuid, mitu tükki. See Kalliskivi raamat on tegelikult alles esimene, et sellel on ka juures täiend number 1 ja on tulemas ka number 2 ja number 3 raamatut ja on tulemas ka midagi muud, mis minu jaoks on sellised nagu kividest rääkivad. Ja ma igaks juhuks kohe ütlen, et kõik need, kellel on kuidagi väsimus esoteerikast, palun vaadake raamatule sisse. Võib-olla teil ei ole väsimus ajaloost, geograafiast, geoloogiast, peale selle on ta ka väga ilus raamat. Kõigist nendest raamatutest, millega mina oma elu jooksul olen kokku puutunud tegijana, on see kõige ilusam raamat ja ma olen piiritult uhke ja tänulik kujundaja. Ande Kaalep muutus poole peal ka kunstnik Ande Kaalepiks. Et algne idee oligi, et me tahaksime teha lasteraamatu ja siis saime aru, et tegelikult ta on korraga nii lastele kui täiskasvanutele ja et kuidas see siis nagu niimoodi teha, et me suudaksime kõnetada lapsi ja neid, kes on hingelt lapsed ja kus tegelikult on antud väga palju hariduslikke killukesi. Ja kõige sellega seoses siis on minu kiviarmastus aina õitsenud. No värviline on see raamat tõesti, sellepärast, et need kivid, õigemini kui nüüd täpsustada, siis vääriskivid, poolvääriskivid, millega sa oled tegelenud viimasel ajal, ongi värvilised. Jaa, mõni on ka läbipaistev, eks neid on erinevaid, aga tõesti see ilu ja võlu on väga-väga vägev. Kas see hariduslik moment, et ütleme iga sellise vääriskivi juurde on selgitus ka selle kohta, kust ta pärit on ja kuidas arvatakse, et ta on tekkinud ja milleks teda üldse kasutatakse ja nii? Jaa, siin on ka lisaks on erinevad ajaloolised tegelased meil sisse toodud, et küll on Aleksander Suur, Kleopatra, keiser Nero. Mul oli abiks 2 geoloogi, et seda geoloogilist poolt ja keemilisi valemeid ja leiukohti ja kõiki neid õigeks saada, aga lisaks suutsin ma koos selle kaasautor Kristi Uudeväljaga leida internetist ja neid siis kontrollida, neid just selliseid erinevaid trivia fakte ja suutsime vahel neid geolooge ka üllatada põnevate faktide leidmistega. Ja tõesti, ma pean ütlema seda, et see harib lapsi, et nad ise avavad selle ukse ja hakkavad edasi uurima. Et mul omal on 9-aastane tütar, kes sai tänu Pärlile Kleopatrast teada ja nüüd uurib vägagi huviga seda, mis seal veel selle Kleopatra ajastuga seostub. Kas oled seda märganud ka näiteks oma kaupluses Indiast, mille ümber kogu see kivide maailm sul keerleb, et lapsed on just need, kes ütleme nagu haaravad niimoodi. Muidugi, nagu siin juba oli, nad on värvilised, ilusad, nendega tahaks mängida. Lapsed ütlevad, et need on nagu kommid ja ma tegin mingi aeg eelmisel sügisel lastele kiviringi ja sain seda kogemust, et nad on nagu nii avatud ja huvilised. Ja kõige esimene kogemus oli mul see, kui ma eelmise aasta emadepäeval läksin sellesama oma 9-aastase tütre kooli emadepäeva tundi andma. Ma olin seal varemgi käinud, alati lastekirjanikuna ja seekord ma läksin hoopis nii, et võtsin kotiga kivid kaasa. Ja see tund ei saanud kuidagi läbi, need vahetunnid kõik kestis ja siis lapsed üritasid mul neid kive ära kaubelda endale saada. Ma olin üllatunud sellest, et see huvi neil nagu nii suur oli ja see tulebki minu meelest rakendada niimoodi, et vaadake, kui palju selle kivide maailmas saab tegelikult õppida. Kui sa ütlesid, et see raamat on alles esimene, kas siis ülejäänud raamatud on nagu täienduseks selles mõttes, et seal räägitakse järjest uutest kalliskividest või nad viivad edasi seda teemat, et teemaarendus peaks tulema siis järgmistes raamatutes? No kui me võtame selle raamatu, Kalliskivi raamat 1, siin on sees sellised nagu korduma kippuvad küsimused kõigepealt ja siis on niimoodi, et iga kivi on saanud endale 2 lehekülge, kus teda tutvustatakse. Aga maailmas on ju nii palju kive ja siis selle sama formaadiga tuleb teine osa, kus meil on sees rohkem vääriskive, rubiinid, smaragdid, teemant, need jäid nagu teist osa ootama. 3. osas tuleb rohkem fossiilsetest kividest ja need dinosauruste luud ja mis
lapsi ka väga huvitavad ja nagu selline omaette maailm. Ja kui need 3 saavad tehtud, üsna pea saavad nad tehtud, siis mul on edasi ka plaanis kirjutada veel enda sellised isiklikud seiklused ja selle pealkirjaks saab Minu kalliskivid. Aga kui sa ütled, et sa tahad ennast nüüd kirjanikuna uuesti leida, see tähendab seda, et need ülejäänud raamatud, mis sul on kirjutamata veel, et need kõik ootavad, kuni sa oled kivide raamatud vähemalt selleks korraks valmis saanud ja siis kirjutad neid teisi edasi. Jaa, sest ma mõtlen, et kivid tulid minu juurde selle Kas süda on ümmargune 3. osa, India osa kirjutamise päevil ja vaat see vaesekene peab küll nüüd tükk aega ootama, kuni ma tema valmis saan kirjutatud. Kui sa oled ka lasteraamatuid nüüd viimasel ajal rohkem välja andnud, siis see Kalliskivi raamat ehkki ta võib välja näha nagu lasteraamat, tegelikult ikkagi ei ole pelgalt lasteraamat, vaid see on just nimelt nendele, kes armastavad kive, kes tahaksid nendest rohkem kuulda ja võib-olla ikkagi natuke niisugust esoteerika huvilisemad inimesed. No ma loodan, et see raamat lepitab neid, kes on esoteerika suhtes skeptilised ja neid, kes armastavad esoteerikat, et ta tegelikult harib neid mõlemaid ja pakub esteetilist naudingut. Ja meil on tõesti võetud iga kivi kohta välja ka see, mis on need uskumused, aga need on täiesti konkreetselt eraldi rubriigis, võrdselt igasuguste muude ajaloo ja keemia ja kõigi teiste tähtsate teemadega. Ja kas ta on siis lasteraamat, ma arvan, et tegelikult on see inimestele, keda antud teema huvitab.